sportlane, esimene profimatš toimub profireeglite järgi kehakaalus 65,8 kilogrammi. Matši pikkus on 3 × 5 minutit. Teie ees on Itaalia sportlane Amer Salameh ja meie oma Madis Mäeste! Matši peakohtunik on Mikko Altonen. Madis lihtsalt puurib seal pilguga praegu. Ei ole vist nüüd korra ehk pilgutas, aga... Nii, mehed annavad kätt ja esimene raund on alanud. Madis külmab kirvega pähe! Päris aktiivselt alustavad mõlemad mehed löökidega. Ja Amer natuke liikuvam. Palju selliseid petteliigutusi teeb ka. Madiselt siin maha viimine. Saab kiirelt Salameh kohe püsti ka ja proovib seal klintsist põlve lüüa. Ja taganemise pealt jah, käelöök ka veel, et... Madis surub siin löömist peale, paneb klintsi lõppu ühe haagi. Ja siit läks läbi. Oi, ja nüüd põlv ka kohe järgi. Nii, Madiselt maha viimine, aga Salameh kohe jälle põrkab puust klõpsti sealt maast üles, et ei suuda praegu teda maas hoida. Ja veel üks ja Salameh jätkab samamoodi. Nüüd natukene vaevalisemalt saab püsti. Madis üritab seal jalad kinni astuda, ehk siis kui ei saa jalgu alla võtta, siis tavaliselt ei saa ka püsti tõusta. Ja nüüd üritab seal enda kaaluga peale, natuke lööb ja päris hästi lööb. Nüüd on käed koos, keerab pea peale sealt ilusti. Nii, nüüd üritab siin Salameh põgeneda, aga jääb siiski sinna alla kinni. Madisel külje kontroll. Jääb täis kaitsesse, saab siin Salameh ilusti jalad vahele tuua. Nii, nüüd on profireeglid, siit tulevad ka küünarnukid pealt potentsiaalseteks. Ja raund on meil ka nüüd juba 5 minutit. Jah, 3 minutit on veel jäänud, ehk siis natuke rohkem kui tavaline amatöör raundi pikkus, aga siin on 2 minutit juba päris tõsist sõda veetud. Siin annavad kohtunikud ka maas tavaliselt aega rohkem töötada, lihtsalt siis seda raundi aega on rohkem ja tulevad siit üksikud head küünarnukid Madiselt ka. Salameh otsib kolmnurkkägistust, Madis tabab selle ära. Nii, nüüd siis üritab jalga, ja nüüd saab püsti. Natuke ähvardas seal jalalukuga ja selle pealt siis sai püsti. Salamehelt siuke kerge high kicki üritas käe taha seda keerata ja Madiselt seal upper. Ja Mäeste läheb siin väga uljalt peale. Vajub natukene läbi, aga midagi vastu ei tulnud tema õnne. Eks ta sunnib tagasi ka liikuma päris kiiresti, et seal vastane on korraliku surve all, aga väiksed riskid on. Sirulatse vahe muidugi on tuntav, seda on näha. See pöördelt üritus oli hästi läbinähtav, selle Madise vältis. Peitis siin maha. Päris hea tabama. Peitis maha viimist ja pani sealt ülekäe haake. Nüüd apperid kehasse. Salameh üritab põlvesid rohkem. Nii, nüüd Salamehelt üritus. Nii, ja nüüd Madis otsib kägistust. Aga natukene palju on seal kohe möödumas Salameh selle jaoks, et seda hästi rünnata. Nii, minut 40 jäänud. Madis, tal ei ole sügav külmas kirve. Ja võitleb ennast siit ilusti peale. Ehk siis pühkimisega jõuab siin Mäeste uuesti peale, üritab nüüd pool kaitsest mööduda. Võhma hakkab siin ka rolli mängima, et siin on päris palju maadlust, päris palju selliseid positsioonivahetusi. Ja nüüd jällegi Salameh ähvardab seal jalalukuga, aga seekord Madis asendit ei kaota, vaid läheb ise hoopis peale ja saab jalgadest mööda ka.
nüüd keerab siit käpuli ära, Madisel järgmine võimalus sealt kägistust otsida, aga jällegi tuleb kohe külje peale mööda. Ja Madis siin peaaegu oli põgenemas alt, aga siiski takerdus. Üritab jalgu vastu keerata, oleks vaja veel põlv vahele saada. Üritab jala kinni astuda, et sealt pealt lüüa praegu Salamee, aga ei kanna see vilja. Nüüd Mäeste käpuli tõuseb, Salamee üritab selja võtta ja saab ka. Mõlemad konksud sees, otsib kägistust praegu. Aga seda ei jõua enam. Pigem ei jõua, jah. Raske 5 minutit tegelikult, et nüüd saab Madis oma võhma nii-öelda korralikult proovile panna. Siin vaatame, kui hästi ta ära taastub selle minutiga. Ikka on teine pinge. Ja, absoluutselt. No praegu peab ütlema, et Mäeste pigem paistab rohkem väsinud kui Salamee. Ma ei tea, ma arvan, et ta võib-olla võitis ka esimese raundi või mis sina arvad? Ma ei tea, tegelikult see on päris raske. Päris keeruline raund oli minu arust, jah. Raske hinnata. Et seal oli mõlemal päris palju edukaid momente. Mingites momentides Madis oli nagu palju aktiivsem ja ikkagi liikus peale. Pigem surus maadlust peale, tabas oma kätega ka sinna vahele. Salameel siis põlved klintsis olid paremad ja mingites scramblites jäi peale. Eriti nüüd raundi lõpp nii-öelda oli see, ma arvan ka, mis võis aidata seda Salamee kasuks kallutada. Tundus küll, jah. Hästi petab jällegi seda mahaviimist ja see nagu praegu on töötanud siiani. Aga see ülekäe löök sealt oli väga ebatäpne seekord võrreldes esimese korraga, kui ta seda petet tegi, et seal töötas see hästi. Ja nüüd ilusti tabab siin. Kui nüüd Salamee hakkab rohkem sirgeid lööma, siis läheb Ai, siin kas midagi tabas. Vist tabas jah, aga praegu luges selle olukorra hästi ära, sai kätte alt ligi ja sai maha viimise, aga nüüd Salamee jällegi näitab väga head võimet uuesti püsti tõusta. Tundus jah, et seal Salamee lõi, kas see vasak haak tabas peale paremat serjet. Nii ja Salamee. Hästi siin tuleb nüüd Madis. Tundub, et Madis selle viimase olukorra peale natuke tuleb siin viha pealt ka tegema. Tundub, et tal see emotsiooni pealt võitlemine mingil määral töötab. Ja hästi siin väldib vastase vastuseid ka. Väga hull. Ja läheb jalgadesse nüüd Salamee siin ja suudab maha viia. Jälle on kägistuskoht siin isegi natuke parem kui senised, ma ütleks. Ja sealt võib isegi tulla. Jalad on praegu koos, käsi võib olla raske näha. Loodame, et siin, kui ei saa kätte, et siis käsi ära ei tapa liialt, aga see on päris korralik surve seal. Salameel ei ole kaugeltki meeldiv. Ja natuke sätib siin jala asendid ka. Ja ei ole meeldiv seal. Raske näha, aga pinge on igatahes kaelal sees. Pigem vist liigutab kohtunik siin kontrollis, kas ta on ikka teadlasel, aga tundub, et on. Jah, nüüd on raske, et Madis peab vaatama, et siin käsi liiga täis ja annab ära selle. Kindlasti Salameel ka oli seal, oli hingamisega probleeme, ütleme veidikene. Enamus olid selle käsivarrega seotud, mis ta kõris oli mattunud. 2.50 jäänud. Peaaegu terve amatöörraund. See kohanemine on ikka hullne. Te võite ette kujutada, kui raske see sportlaste sellega kohaneda on. Isegi kommentaatorina see nagu on kohati rabav. Siuke tunne, et terve raund on juba tööd tehtud. Kõva andmine käib. Ja Salamee siit pealt praegu küünarnukkidega. Madis seob käsi. Ratab ära. Ja Salamee pealt küünarnukkidega. Madis üritab siin vaikselt natuke endale ruumi teha, võib-olla ka turi vastu selga või seina panna. Kaks minutit jäänud siit praegu pealt.
kohtunik vist nõudis juurde aktiivsust. Aga jaa, praegu on raskustes siin raundi alguses ka. Madis pani jälle päris palju emotsiooni pealt sihukest suht suurt tööd. Ja hetkel on siin ikkagi päris passiivseks jäänud. Nüüd peab liikuma, et kohtunik siin vahele ei tuleks. Ei saa väga pikalt seisma jääda. Nüüd oleks vaja Püsti sai, aga midagi ei tule hoise põld tegi haiget. Tundub, et võib hakata läbi saama ja ongi läbi, jah. See põld tegi haiget seal. Tehniline knockout, siit tuleb Amer Salamele. See põhiasi, mis siin asja ära rikkus, oli see, et Salamee sai nii hästi püsti. Kõik need mahaviimsed, mis ta tegi esimeses raundis ka järjest 3 tükki. Salamee sai kogu aeg nii hästi püsti. Et see energiakulu oli päris tugevalt nii-öelda Madise kahjuks seal. Ta pidi nende mahaviimiste eest rohkem tööd tegema, kui Amer pidi tegema selleks, et püsti saada ja teise raundi lõpuks tundub, et see nii-öelda maksis kätte lihtsalt. Siin sai võhm otsa tegelikult. Ja mitte sellepärast, et oleks vorm kehva, lihtsalt see töö, mis siin tehti, oli jah päris suur. Ja siin tegelikult näeme korduses päris häid tabamusi. Aga publik on ikka Madise selja taga ja seda on väga rõõmustav näha. Aga tegelikult nagu Salameelt väga tugev taktikaline muudatus pärast seda, kui ta sai palju pihta, viis ise võitluse maha korraks. No sai võib-olla pea natukene selgemaks seal ja suutis selle olukorra enda kasuks mängida. Jep. Ja härrad, winner of the match. Tehnilise knockoudiga võitis matši Amer Salamee. Jah, teine raund, ma ei tea, kas sa aega nägid, pigem suht vähe oli järgi, et hakkas see teine raund vaikselt lõpu poole minema ja siis